Olen Aron Lips ja täna vaatame, kuidas teha SketchUpis kannelt, väikest kannelt. Kõigepealt siis SketchUpi lehele, sketchup.com, sealt siis sign in, valime Google'i konto ja siis logime sisse. Nii, seejärel vaatame siit ülevalt nurgast My Apps ja valime siis SketchUp Wallweb. See on siis tasuta versioon. Nii, SketchUp avaneb. Esimese asjana, et valime uue ja valime Simple millimeetrites. Ehk siis töö, mis tuleb siis millimeetrites. Kuna teeme kannelt, siis parimad õhikud on millimeetrid. Nii, meil on tädi ees, kustutame tädi ära. Nii, rullikud peal hoides saame keerata ja siis teeme kõigepealt siis põhja suuruse, milleks on siis meil 85 millimeetrit koma vahele ja 280. Nii, läks väikeseks rullikut rullides, saame töö endale suhteliselt ilusti suurelt ette. Nii, selleks, et see asi meil libedalt läheks, võtame mõõdulindi ja teeme endale mõningad abijooned. Nii, teeme kõigepealt 170 ja teistpidi siis 20. Nii, ja ülevalt otsast siis joonest alla veel 10. Nii, üles otsa siis joonistame kaare. Nii, teeme kaare, 3 punkti kaare, ideaalselt pool ringi ja siis siia kahe vahele tõmbame juti. Nii, kandlekuju hakkab vaikselt looma. Nii, et see kandlekuju meil hästi ideaalne ilusti välja tuleks, siis tõmbame siia külje peale veel ühe juti. See on siis 70, et kannel ei ole meil lihtsalt kandiline klots, vaid siukse kauni kujuga. Nii, ja seejärel kustutame kõik meile mitte vajalikud jooned ära. Nii, juba hakkab kandlekuju meile kergelt tekkima. Nii, ja kustutame need abijooned ka ära. Nii, mis meil siis vaja teha on? Virblitele võiks teha avad. Tõmbame siis abijoone, paneme siis 10 millimeetrit ja siis õigete võrdsete vahedega. Esimene siis 10, enter, järgmised siis 13 ja enter ja 13, enter. Siis me saame virblitele kõikidele võrdsed avad ja võrdsed kaugused. Nii. Ja siis loomulikult siis avad. Kuna ma kasutan klaveri virbleid, siis need on suured, need on 7 millimeetrit ja nendele tuleks ava teha 6,5 ehk siis 3,25 tuleks kirjutada. Nii, 3,25 tuli ja 3,25, enter. Järgmisse kohta ka 3,25 ja 3,25. Nii, 3,25, enter. Hops, nüüd läks küll, 2 tuli, jah. Kustutame selle 2 ära, võtame uuesti ringi ja paneme 3,25 ja viimasele siis samamoodi. Nii, mis siis teha saab? Nüüd me võime need abijooned arvatavasti ära kustutada. Kustutame need abijooned ära, mida meil enam vaja pole. Siis on meil pilt tükk maad selgem. Nii, et need
läbi paistaks, siis me võime klikkida selle ava peal ja vajutada delete klahvi, siis need kustuvad ilusti ära. nii, mis veel? Tahapoole oleks ka mõistlik teha see koht, kuhu kinnitub siis tugiraud. nii, ja kande tagumised nurgad ei peaks olema väga kandilised, vaid võiksid olla natukene ümarad. Ehk teeme 5 millimeetri kaugusele, teeme paar abijoont nüüd. eks ole, 5. Mis sa tegid nüüd? võtame mõõdulindi. 5 ja enter. Ja 5 ja enter. nii. Ja siis teeme siia samamoodi 3 punkti kaared. nii, teeme teisele poole ka. Ja siis kustutame üleliigse jälle ära, mida meil vaja ei ole. nii, aga mõni ava veel. selle paneme 15 kaugusele ja teeme siis siia avad ka. noh, need teeme siis, et meil läheb 6 varras sisse, et ta ilusti meil siia puidu sisse läheks, siis oleks mõistlik teha ta 6,2 suur ehk 3.1 ja enter. raadius on siis 3 punkt ja 1. nii, ja järjekordselt siis võtame kustukummi, kustutame abijooned ära ja siis ka loomulikult keskmised avad. klikk peal ja delete. nii, ja mis meil veel? Kandlel on meil veel oluline osa on see, et meil oleks see ava, kus heli välja tuleb. teeme sellele ka siis. nii, alt siis väikene joon, paneme siis, ta enam-vähem keskele tuleks, 120 ja teistpidi siis 40, ma arvan, oleks sobilik. ja see ava mõõt võiks siis olla, ma pakun, et kuskil siis 20 läbimõõdus ehk raadius on 10. nii, ja siis loomulikult kustutame siin ka abijooned ära. nii, nüüd oleks nagu kannel peaaegu valmis, tekitame temast siis siukese ilusa klotsi. nii, tõstame ülesse, tõstame üks 30 millimeetrit ülesse. aga siis kandel võiks kindlasti olla ka siukene kõlakoda. selle jaoks siis natukene veel jälle abijooni vaja kasutada. et kui 10 millimeetrit servast olid siis virvlijoon, siis kandle muusajoon siis võiks olla 20 kaugusel. nii, ja tagantotsast siis ka üks 25. nii, tõmbame mööda neid abijooni siis juti. ja siis kasutame siukest, noh jah, tööriista, kustutame siis üleliigsed abijooned jälle ära, nagu offset. nii, märgime pinna ära ja siis seina paksuseks võiks olla 5 millimeetrit, 5. ja nüüd me siis saame lükata sisse, kuna me kogu tooriku paksuseks panime 20, ei 30, siis kõlakaane osa paksus võiks jääda 3 millimeetrit. järelikult siis me võime siit ülevalt alla lükata 27 millimeetrit. noh, ja et kannel ei oleks lihtsalt klots, siis tõstame seda osa ka üles üks 5 millimeetrit. siis tekib meil kandele siukene osa, kuna tegemist on suhteliselt väikese kandega meil, siis see serv jääbki siukene. nii, mis nüüd? kannel on põhimõtteliselt valmis, anname selle kandlele veel, et keegi mingit servades muudatusi teeks, siis märgime kogu kandle ära, teeme temast komponendi, väike komponent,
okei okay. Ja siis loomulikult oleks mõistlik meil teda ka natukene värvida. Vaatame, kus kohast me siin seda värvi saame võtta. Võtame värvipott, eks ole, aga siit ei taha tulla hästi. Võtame siit mõne siukese pinna, nagu mis oleks wood. Noh, milline see siis sobilik võiks olla. No võtame siukese tumeda ja värvime. Kui meil on komponent, siis ta värvib ta tervenisti ära. Ilusti tervenisti ära. Nii, aga nüüd edasi siis tuleks salvestada. Salvesta projekt, valime kausta, paneme pealkirjaks Kannel. Salvestame ta siia. Ja siis loomulikult, kui ta meil on salvestatud, siis oleks meil ka teda vaja kas siis välja printida või freesida, meil siis antud juhul freesida, siis mõistlik oleks eksportida siis 3D failiks ehk siis STL-iks. Vajutame siia STL ja siis laebki alla meile siukese kandlefaili. Nii, selleks korraks siis kõik.